uisutaja tuleb esimest korda jääplatsile, ta ei ole kunagi varem uiskejalga pannud, siis alguses võib-olla oleks kõige lihtsam see, kui ta võtaks lihtsalt siit platsi serva äärest kinni ja hakkaks vaikselt proovima uiskude peal käia. Sellega ta ühelt poolt viib keha raskust ühelt jalalt teisele ja teiseks ta natuke tunnetab, kuidas üleüldse keha asend uiskudel on. Kui kindlus kõndides on juba olemas, siis võiks proovida natukene libiseda. Ehk siis kanda raskust ühelt jalalt teisele ja astumise asemel edasi libiseda. Sellise libisemisega saab tegelikult päris suurt hoogu juba kätte ja kui kindlus on juba piisavalt suur, siis võiks proovida hakata ühe jalaga tõukama. Aga tähele tuleb panna seda, et uisuga tõugatakse pigem külje peale, mitte taha. Siis meil siin uisuplatsi ääres on metallist raamid, mis aitavad neid algaid uisutajaid, kes võib-olla päris esimest korda tulevad ja aitavad ka väikseid lapsi, kes võib-olla muidu jääd kardavad või kipuvad väga tihedasti kukkuma. Aga tähele tuleb panna ikkagi seda, et kui see raam on lapse või täiskasvanu jaoks liiga väike ja uisutaja on seal juba küürus, et siis ta pigem segab seda uisutajat, kui aitab edasi. Et seetõttu see raam on ikkagi abiks ainult päris algajatele esimest korda jääga tutvumiseks. Et edaspidi tegelikult võiks uisutaja ikkagi juba omal jalal edasi liikuda.